Tere minu poolt. Täna me räägime Apimondiast, mis tänavu on toimunud Taanis, Kopenhaagenis. See on 49. kokkusaamine ülemaailmne ning põhiosa räägin mina ning Erki ja Sander siis võivad nii minu osas täiendada, kuid ka räägivad hiljem oma kogemusi Apimondial. Ning ma loodan, et slaidid on nähtavad. On slaidid nähtavad? Jah, näha ilusti. Ning ma võtsin natuke sellist taustinfot Apimondiast Wikipeediast, et Apimondia tähendab apimesilane ja Mondia on maailm ehk niinimetatud maailma mesilane. Ning see on selline rahvusvaheline mesinike ühingute föderatsioon ja selle tegevus on, tulemus on see, et edendatakse teadust, ökoloogilist, sotsiaalsed ja majanduslikud mesinike arengud kõigis riikides ning mesinike ühingute, teadusasutuste ja mesindusega tegelevate inimeste koostööd üle maailma. Ning Apimondial on olemas 7 teaduskomisjooni ning 5 piirkondlikku komisjooni. Piirkondlikute komisjonide alla kuuluvad selliste nimetuste all kui Euroopa mesinduse komisjon, Aafrika, Ameerika ja Okeaania mesinduslikud sellised komisjonid. Et nemad siis juba arutavad, et mis nagu antud piirkonna põhilised probleemid on. Ning teaduskomisjonid on siin välja toodud nimekirjas, et on mesinduse majandus, mesilaste tervis, mesilaste bioloogia, tolmendamine mesilaste floora, mesindustehnoloogia kvaliteet, apiteraapia ja mesindus maaelu arenguks. Ning see ei ole lihtsalt mingid nagu inimest, aga see on nagu teaduskomisjonid, kus tegeletakse ning tutvustatakse ja edastatakse teadustööde tulemusi, mis puudutavad mesindust. Ning esimene Apimondia kokkutulek on toimunud juba üle 120 aasta tagant, et nagu näeme, et Belgias on toimunud esimene ning Apimondia ajaloo jooksul ainult 3 korda, siis olid nagu takistatud või kustutatud need kokkusaamised. Esimene oli Esimese maailmasõjal, teine oli Teise maailmasõjal ja 3. oli tühistatud, oli siis, kui oli Jugoslaavia juhtum. Ning viimastedest võib-olla veel nii mõnigi mesinik mäletab ja on käinud Ukrainas Kiievis Apimondial 13. aastal. Ning Lõuna-Korea võib-olla Eesti mesinikete jaoks oli üpris kauge, et võib-olla üksikud on käinud. Ning nüüd on toimunud siis 49. Apimondia Taanis, Kopenhaagenis. Ning järgmine Apimondia on tulemas Saksamaal 27. aastal. Et tänavu oli see Taanis ühe sellises konverentsi suures ruumis või mitmetes ruumides, et kahjuks piltidena ja sõnadega seda on üpris väga raske edastada, et kui suur see tegelikult üritus oli. Vahepeal öeldi ka numbrid, kui mitu tuhat inimest oli koha peal. Ma nüüd peast ei mäleta, et äkki oli 6 või 7, 8 tuhat inimest 5 päeva jooksul siis on külastanud Apimondiat. Ja võib-olla selline kõige suurim tähelepanu väärt oli Apiexpo, millest ma kohe järgmisel slaidil räägin. Ja siis Apiexpo on selles ruumis oli
ning vastasruumides olid loengusaalid. Näiteks me võime siit paremas ülevast nurgast näha pilt suurest saalist, mis on suhteliselt inimesi väga täis. Ja see on ainult pool sellest osast. Ja mesinikete ja abibondide jaoks pool sellest hoonest nagu oli eraldatud. Abi Expo kaart on kujutatud slaidil ning nagu näeme, siis olid nagu telgilaadsed kohad igale soovijale ning väiksema nagu ruumilisi kohti oli, ma vaatan, et üle 130 osalejad, kes näitasid midagi ning üle 70 suurema mahulist nagu sellist telki, kus siis põhiliselt olid inventaaritootjad, olid ka nii mõnigi mesindusorganisatsioon, kes tutvustas oma tegevust, olid ka meemüüjad ja olid mesilaste emade kasvatajad ja mesilaste õpetajad olid ja olid päris huvitavad. Põhiline nagu asi, mis seal toimus, on muidugi müük, igasuguste inventaari ja kaubamüük, mis on mesindusega seotud. Ning mina tulin sinna pigem sellise vaatevinklina, et tahtsin nagu mesilaste tervisest, heaolust ja haigustest rohkem teada, mesilaste aretusest ja geneetikast ning näha ja mesindusuudsusi. Et mõned pildid, et eksoskeletist mesinduses korpuste tõstmiseks, siis on igasugused uued haiguste diagnostika võimalused olid näidatud. Igasugused innovatiivsused mesinduse jaoks, mesilasemade kasvatuses, seemendamises, mesilaste õpetuses olid nähtud vanad tuttavad, olid loodud ka uued kontaktid, et oli abi Mondial ka näiteks Läti Mesinikete Liidu boks või siis nagu telk, ja nemad näiteks on ka võitnud esikoha selle nagu sisustamise poolest. Ning vaatamata sellele, et see toimub Kopenhaagenis, siis mina kahjuks Kopenhaagenist nii palju sain pildistada, et üks pilt on ühest kirikutornist. Ning edasi ma jätkan sellega, et ma tegin mingid pildid mõnest huvitavast asjast, et on nii loengutest pildid, slaididest, posteritest ja mingist huvitavast asjast, et ma võib-olla niimoodi kiirelt proovin nagu käia kõik need huvitavad asjad, et neid muidugi kõike seal oli kordades rohkem kui see, mida ma näitan, et 5 päeva siin 1-2 tunniga keegi ei jõua ära rääkida. Et ma siis jätkan, et üks esimestest asjadest, mis mulle jäi silma, on selline tahvel, mis läheb mesilaspere tõru peale ning tahvli peal on selline kriips ja kriipsu peal hakkab põlema roheline lambike, mis tähistab, kus mesilase ema asub. Ja kui see siin põleb, siis see tähendab, et siin raamil mesilase ema peaks asuma või sellel Kere tänavas. Ja kui seda plaati 90 kraadi keerata... Vaiksemalt palun, mul on käib hooldus. Kas oli mulle märkus? Vabandust, mikro seise. Ma vaatan kommentaarit, et Marianne kirjutab, et Ukrainas Kiievis siis 42 inimest on käinud. Marianne siis
reisigrupiga. Ning ja kui seda tahvlit 90 kraadi keerata, siis saab ka näha, et mis tõrunurga see mesilasema asub, et kas siitpoolt Kere tänavas või sealt tagantpoolt. Teine veel selline lahendus mesilasemade püüdmiseks on selline pliiats, mille sees on telk ja telje otsas on metall ja magnet ning kui seda telge sisse lükata, siis see magnet on pliiatsi otsas ning saab mesilasema nagu kinni püüda raami pealt. Ja kui seda telka tõmmata ülespoole või välja, siis magneti väli kaob ja siis mesilasema kukub pliiatsi otsast maha. Korraks täpsustan. Nii. Tohib korra. See eeldab seda, et märk ema seljas on metallist. Ja kokkuvõte nendest kahest esimest pildist ongi see, et ime hea lahendus ja toimib, kui mesilasema on märgistatud metall nagu opaliidiga, sellise metalltükikesega kleebitud selja peale. Ja siis ma ka olin isegi hetkeks vaimustatud sellest, aga jäin mõtlema, et tegelikult kui me otsime emasid, et siis juba on mesilasema vana ja siis on juba mesilaste pool ka välja vahetatud. Ja siis, üks märkus veel, et mis see metallmärk annab, et tegelikult siit oli see edasi veel, et seda sai kasutada sülemlemise ärahoidmiseks, et lennuava ees oli magnet, kuhu see ema siis kinni jäi, ta ei saanud edasi liikuda. Aga häda on selles, et on see sülemi ema, on see aseema, siis ega see tahvel ei tuvasta, ega see pliiats ei haara, ega see sülemi kinnihoidja ei takista sülemi emale ilma metallopaliidita välja minna. Otse loomulikult, aga vaata, mesinikele on ju uudsust vaja näidata. Uudsus oleks see, et võtta suure kõlari magnet ja siis elektrit läbi lasta ja siis mesilasema otse lennuavast. Läbi taru, venataru. Läbi venataru. No võib katust maha võtta ja siis magneti külge ja siis ema ei olegi vaja otsida, aga see on siis juhul, kui on magnet või see metallopaliit kleebitud. Ja, siis saab kohe ema välja vahetada, eks ju? Jah, aga siis on samaväärselt panna magnet selle metallopaliidiga, aga me jätkame edasi, siis siin kolmas pilt on juba sellisest mesilaste vaatlustarust, et meil siin ka Eestis nii mõndagi aastat juba käib see arutelu, et kas see vaatlustaru ikka on nii optimaalne, et näidata mesilasi, et kas ei ole akvaariumi, et kas mesilast seal ei piinle, et siin kui me poolakad pakkusid sellist lahendust, et on ventilatsiooniavad ja ühelt poolt on pimestatud see sein, et mesilast peaks endast paremini nagu tundma ja siis sellele vaatlustarule ka selline kohvrilaadne moodustis on tehtud ratastel. Et siis saab kergesti tuua ja viia mesilasi. Siis oli selline kohver, kus on skänner, mis skaneerib tõru põhjalt või tõru võrkpõhja alt oleva paberi pealt lestasid. Ning nagu te ette kujutate, nagu printeris jookseb see skänner läbi ja siis loeb, kui palju lestasid kokku on ja sellele äkki Erik tahab täiendada selle kohta. Ja, et siin selle skänneri juures sai põgusalt pikemalt peatatud ja tegelikult see on vahapaber või õliga kokku tehtud paber, kuhu siis lestad kinni kleepuvad ja siis taru alla paigutatult siis korjatakse nad kokku, et ühest mesilagrupist, siis minnakse selle aparaadi juurde,
tehakse siis skännimine ära, et ühe lehe skännimine on kuskil minut aega ja siis see info saadetakse üles pilve, kus siis toimub see niinimetatud lestade lugemine ja siis antakse sulle vastus, et mitu lesta selle lehe pealt leiti. Ja küsisime ka, et kuidas see nagu tasustatud on siis, et ütlesid, et kuna see on nende nii-öelda research või siis uurimustöö, et kuidas nad saavad paremini lesta tuvastada, siis ütlesidki, et nad selle skänneri annavad tasuta, et kui on Eestis ka huvitatud mesindusorganisatsioone või gruppe mesinikest, et kes tahavad seda siis omale saada, ehk siis see antakse teile tasuta. Ainult siis oli järgmine küsimus, et kui midagi on tasuta, et mis siis see toode on? Siis ongi, et nad pakuvad seda teenust, seda lesta lugemise teenust, pilves nii-öelda AI võtab selle siis ülevaatlikult kokku ja siis iga see skänn peaks olema siis hinnaga kuskil 1 euro. Et kui nüüd ongi huvi seda nagu Eestisse ka tuua ja siin edasi kasutada, et siis on nendega võimalik kontakti võtta, et on olemas kontaktid, kellega siis suhelda ja siis põhimõtteliselt saaks selle ka siia ära tuua ja vaadata, et kas sellest oleks ka meil Eestis kasu midagi või mitte. Ise ma mõtlesin, et võiks selle Tallinna seltsile võtta. Siis tekkis küsimus, et kus kohas me seda hoiame ja et kui on see hooajaväline aeg, et kus seda lesta lugeda vaja ei ole, ehk siis mis sellega teha, et niisama teda seisma kuskile jätta ei ole mõtet. Ja siis hetkel ongi selle mitmeotstarbeline nagu mõte, et kui siis võtta, et siis kaasa lüüa selles uurimustöös ja siis kui mitte võtta, et siis on lihtsalt ruumi rohkem teiste asjade jaoks. Palun, jätka. Mina suhtun sellesse väga skeptiliselt. Siin ühes teises posteris toodi välja, et on loodud selline äpp, millele saab siis nagu pilt alla laadida ja siis äpp loeb kokku lestasid. Et nagu eraldi skännerit ei ole vajadust nagu ega osta ega endale võtta. Ja siis saladuse järgi ma võin öelda, et nüüd AI oskab ka neid lugeda, ilma et seda peaks õpetama, et teed pilt terve põhjast ja ütled, loe lestasid kokku ja ta ütleb, et nii palju varalestasid on, et siin on QR-koodid, et võite pildistada. Loodan, et kõik jõudsid pildistada, kes tahtsid. Et siin ühes posteris ka räägiti üle-euroopalises mesilaste haiguste screenimises. Siin kaardi peal on näha, et meie lähimad naabrid Läti ja Soome on osalenud selles projektis ja siis selgub välja, et ega vist väga terveid mesilasi meil Euroopas ei ole, et küll on mingi haigus küljes, et kui mitte noseema ja mitte audmemädanikud, siis kindlasti kas või 1 või 2 või 3 viirust on mesilaste küljes olemas. Üks selline innovatiivsust võib-olla oli enne koroonat juba pakutud, on selline UBO kui mitte terve mesilase hais. Isegi mitte terve, mitte mesilase, aga haudne hais. Ja see tähendab, et kui haue nagu vigastatud või hukkub, siis hakkab see mesilaste haue teistmoodi lõhnama ja osa mesilasi oskab seda tuvastada ning on see UBO vedelikuna siis selline lahendus mesilaste haiguskindluse testimiseks pakutud. Et siis seda vedelikult rätsitakse kaanete haudme peale ja mõne aja pärast kontrollitakse, kui mitu protsenti on lahti kaanetatud haudmest. Ning on siin selline suur ja põhjalik teadustöö tehtud, et on näidatud, et mida paremini mesilaspere lahti kaanetab, seda haisvad kaanetatud hauad, seda siis mesilaspere on seda, siin on mitmed näitajad, et mida kõrgem see UBO hügieen, seda vähem lestasust nendel peredel on hooaja lõpuks
nendel mesilasperedel, kellel on kõrgem see ubohügeen, nendel on ka vähem viirusi ja siin näidatud, et erinevaid viirusi. Väga huvitav seos on ka täheldatud noseemaga, et need mesilaspered, kellel on hügeen üle 75%, et siis nendel on üpris kordades vähem noseemat kui nendele, kellel ei ole seda ubohügieeni. On näidatud seost ka lubihaudme nakatavusega ja lubihaudme tõsisusega nagu kliinilise pildis. Ning näidati siin ka see, et need mesilaspered, kelle lähtevanemad olid nagu mittehügieenist ubotesti järgi, et siis nende järglased on ka nagu väga varieeruvad ja pigem kehvapoolsed siin. Ja kui on mõlemad lähtevanemad ubotesti järgi kõrge hügieniga, siis ka järglased on väga kõrge hügieniga. Ning võib-olla selline veel huvitav seos, mida ka näidati hügieeniliste, tavaliste hügieeniliste mesilastega. Siin võib-olla toodi ka liigi välja, et hügieenilisel mesilasel, ubohügieenilisel mesilasel on rohkem piimhapebakterid soolastikus kui mittehügieenilisel. Ja siis rohkem sellist üht bakteriliiki, kes vastutab B-vitamiini rühma sünteesimise eest ja õietolmu lagundamise eest, et ubohügieeniliselt mesilasel on see kasulikete bakterite osakaal on suurem kui mittehügieenilisel. Veel üks äärmiselt huvitav teadustöö, mis võib nagu võtta teadmiseks ka tavamesinik, et need mesilased, kes on pidevalt mõjutatud häireferomooniga, et need mesilased on lühema elueaga. Ehk siis see häireferomoon, pidev stress vähendab mesilaste eluiga. Ja kui need mesilased on veel lisaks nakatatud noseemaga, siis nendel veel kordades väheneb eluiga. Ning siin ka välja toodi, et selline geraanioil ehk ka üks selline eeterlik õli võib pikendada mesilaste eluiga ja isegi need mesilased, kes on noseemasse nakatatud, siis nende eluiga ka võivad teatud eeterlik õli pikendada nende eluiga, nagu mitte pikendada, aga taastada normaalseni peaaegu. Ehk siis, mis see häireferomoon endast nagu kujutab, ongi see, et kui mesilaspere läbivaatamisel mesilased on väga tigedad, need kipuvad nõelama ja mesilased jäävad raamide vahele, jäävad kõrbuste vahele, siis mesilaspere on pidevalt või vähemalt läbivaatuse käigus on mõjutatud häireferomooniga ja see ei ole nagu mesilaste heaolu poolest nagu hea nagu. Vahepeal näidati, et mesilastel on ka selline parasiit kerbes, kes muneb mesilaste peale mune ja nende kerbsete vastsed siis hukatavad mesilasi lõpuks. Et tuleb meelde, et seda on täitsa olemas Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Ukrainas, Rumeenias ja Venemaal, arvatavasti Lõuna-Venemaal, aga kuna meil siin toimub kliima soojenemine, et me peaksime ka vaatama, et äkki varsti näeme huvitavaid kerbseid. Virkonessile alternatiivina on pakutud selline Silveco plus B lahus, mis sisaldab hõbeda nanoosakesi ja mis peaks olema efektiivsemad haudmemädaniku spooride hukatamisel.
siis mesinduse väiksel sellisel näitusel oli ka tutvustatud uut tüüpi tõru, võib-olla eestlaste jaoks, sakslaste jaoks. Kitsaskõrged raamid ei ole midagi sellist väga üllatuslikut. Et siin kaardi peal näidatud, et nagu USA-s on aina suurem huvi selle vastu ja siin Euroopas, Lääne-Euroopas seda nagu promotakse. Kuna meil Eestis on ka kitsaskõrget tüüpi Viljandi mõõtu tõrud, siis ja mul oli võimalus katsetada ja ma usun, et keegi minuga ei vaidle, et jah, talvitumine on hea ja kevadine areng on hea, aga mesindada nendega on suht ebamugav. Et siin pildi peal võime näha, kuidas mesinik tõstab välja pesaraam ning näete, mis kõrgusel see raam on, et arvatavasti seisab see pesakõrguse peal ja siis näeme, et raami ülemine liist on juba õlgadest nagu kõrgemal ja see tähendab, et iga raami läbivaatamisel, iga kord on vaja mis iganes need 5, 7, 6, 8 kilo mett, auet mesilasi tõsta õlast kõrgemale, siis see ei ole nagu mesilaste pooldamise poolest väga nagu optimaalne tõru. Siin muidugi nad toovad oma posteris välja puidust dadant-tõru ja nende uudse tõru termodünaamikad ja näitavad välja, et justkui 500% termodünaamiliselt ökonoomsem tõru on mesilastele. Aga siin on suurim erinevus ongi see, et see ei ole nagu võrdväärne katse. Et nagu näeme, et see on penotõru, et see nagu üks materjal ja puitdadant on hoopis teine. Et võib-olla penodadant oleks veel parem, aga noh, nii on, et äkki tahab täiendada. Jaa, kindlasti. Saime seda katsuda, olime kohe vaimustusest sellest Sandriga koos ja tekkis mõte, et linnamesindus viia selliste tarude peale üle, et palju vähem oleks, ära nüüd seal tee sellist nägu. Sina ei pea katusel nendega möllama. Et väga lihtne oleks katusel nendega toimetada, aga siis tekkiski küsimus, et kui see raam on nagu üle 60 sentimeetri kõrge, vist isegi oli 70 sentimeetrit, ehk siis see läheb sinna anekdoodi maale, et siis see raam tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja ükskord tarust välja jõuab, on päev juba õhtul. Et 8 raami sellist on siis mõeldud sinna pesakorpusesse ja kui me küsisime, et miks nad nagu nii pikad on ja et kuidas siis metsalt kätte saada, siis ta ütles, et kui on korralik ema, kes suudab muneda 2500 muna päevas, ehk siis see 8 raami peaks olema täiesti piisav selleks, et kogu selle mesilaspere elutsükkel siis kevadest sügiseni ära täita see vajadus, et tal oleks piisavalt ruumi, et ta ei peaks sülenema hakkama. Aga siis ongi nagu küsimus, et kuna meil on nagu see hästi intensiivne meekorje mingi hetk, et siis meil tekib see probleem, et need raamid on mingis osas täielikult mett täis. Et kui mesinikul tekib probleem, et ükskord jääb ülevaatus vahele või midagi tegemata, et siis meile tekitakse nagu suurt probleemi, et neid pärast seda metsalt kätte saada. Ja siis nende raamidega veel teine teema, et nad esialgu ise pakkusid, et sinna oleks võimalik panna siis plastkärjepõhi, aga tegelikult saab sinna ka kärje traatidega lisada vahapõhja, et ei oleks ainult kunstmaterjal peres. Et iseenesest mõte on hea, aga nüüd olekski vaja leida siis selline katsetaja või siis kes selle võtaks ja ära teeks, et komplekti hind on suht selline krõbe, et ühe selle tarukomplekti hind siis oli see pesakorpus pluss kaks meekorpust, söödanõu katus, raamid, ehk see oli äkki 400 eurot pluss ja siis transport sinna juurde veel. Ehk päris selline krõbe komplekt tundub olevat hinna järgi, aga noh, ongi, et kui mingi hetk kellelgi tekib huvi ja mingi projekti tahab kirjutada, et siis oleks kindlasti huvitav vaadata, et kuidas ta Eesti tingimustes nagu ennast ära õigustaks.
ma võin veel nii palju lisada, et ma muidugi täpselt ei tea, aga niimoodi pilk peale visates mulle tundub, et ruumala poolest see meenutab 12-raamilist dadanti. Ehk siis siin magasiinid, meie korpused on siis 8-raamilised, et siis peaks arvestama, et läheb veel peale vähemalt niimoodi 6, 7, 8 maksimum meie korpust. Ja siis audmeraamide vahetamine ongi see, et kevadel peaks kuidagi koondama mesilaspõrre. Vähemalt, et 8-st siis 6 jätta ja siis anda kerjapõhja ehitamiseks. Et mulle tundub, et ikka parem alternatiiv oleks juba 12-raamiline dadant. Et pigem ongi jah, et kui kõik või teised tarud sul on nagu mingi teise mõõdu järgi, et siis iduperesid juurde teha või jah, poolitada ja teha, et see on nagu suht tüütu tegevus, aga selline huvitav mõte on ja et kuidas nad nagu lähenenud on, et nad imiteerivad seda puutüve või õõnsust, et selle peale on läinud, et see pikk ja kõrge raam. Et jah, huvitav. Ja need olid ka oma selle nii-öelda leiutisega seal oli nii-öelda võistlus või siis ideede konkurss, et ja minu meelest nad märgiti ära ka, et nad said mingi auhinna selle eest. Aga jah, täpsustama peab seda. Sa võid jätkata. Jätkame edasi, et samal näitusel oli ka välja toodud mitmed haiguste diagnoosi jaoks sellised kiirtestid ja testid, et me, kui tahame mingit haigust nagu teada, me tavaliselt saadame veterinaarlaborisse, aga on nüüd päris palju igasuguseid lahendusi, et saab igasuguseid viirusi juba omapäi nagu ära testida ja haigustekitajaid ja on välja toodud, et erinevatel testidel on erinev tundlikkus. Ehk kui üks nagu haigustekitaja seal ühik on, et see nagu ei anna kohe positiivset tulemust, vaid peab juba teatud kogus nagu haigustekitajat olema, et mis nagu viitaks juba kas eelkliinilisele või kliinilisele pildile, et siis nagu see näitab positiivset tulemust ja siis nagu on kindlus, et see ei ole nagu natuke midagi, vaid see on juba tõsine nagu tähelepanu on vaja pöörata positiivsele tulemusele. Siin on ka 2 kerjapõhja tüüpi pakutud või kerjapõhja lisandidega. Üks on, ma nüüd ei mäleta, kumb või teine, et üks on eeterlikute õlide lisandiga on ja teine on tõruvaigu lisandiga. Ja vasakpool on tõruvaigu lisandiga kerjapõhi ja siin on välja toodud, et need mesilaspõrad, kes olid varustatud kerjapõhjaga, mis olid nagu täiendatud tõruvaiguga, siis nendel mesilaspõradel oli vähem lubihauad. Tegelikult selle lubihaudmega sai näidatud juba laboris, et see vaha tõruvaiguga nagu hävitab või lükkab eemale haigustekitajad, lubihaudme haigustekitajad ning 5 aasta nagu katsetamise põhjal siis on näidatud, et ma nüüd natuke loen, mis siin kirjas on, et 16,5 kilo rohkem need mesilaspõrad tõid. Ning teine kerjapõhi on eeterlikute õlide lisandiga on tehtud ning on välja toodud, et sellisest kerjapõhjast ehitatud audmeraamides paralõsta kordades vähem paljuneb, et kui tavalise kerjapõhjaga audmeraamis on haudme lestasus võib kasvada kuni 30-40%, siis kerjapõhjas
antivarro kerepõhi, kus on lisatud eeterallikatõlid, siis seal lest paljuneb kuni 5% raudne lestasus võib kasvada. Et kui mul küsida, et kas ma usun seda, siis on näidatud, et küll mesilased harjuvad tümooliga ja küll varrodest ka lõppude lõpuks õpib ära tümooli ja eeterlikate õlide haisuga, et jah, võib-olla praegu toimib, aga lõppude lõpuks ma usun, et lest õpib ära sellega. Ja tõruvaigu lisandiga, et suurendab mesilaspere saagikust läbi selle, et hoiab eemal lubiaued mesilasperede, siis mina kui mesilast äreta või nagu pööratud tähelepanu, et võiksid olla haiguskindlamad mesilased, mitte tõruvaigu lisandiga kerepõhja osta. Kui mesilased tahaksid ja tunnetaksid, et see nagu nende haiguskindlus, siis nemad lisaksid seda tõruvaiku siis ise vaha sisse vastavalt vajadusele. Mõttemesilased seda ise ei tee. Ühes siin teises postiris, kus uurati mesilaste pestitsiidi mõju mesilaspere, mesilaste soolestiku mikroobidele, siis võeti erinevaid mesilasi, oli kontrollgrupp ja siis oli 3 mesilaste gruppi, mis olid mitte nakatatud, aga sisse söödetud nendele oblikappe ja 2 fungitsiidi, kui ma ei eksi. Ja siis on näidatud, et üllatuseks, tegelikult võrresamad teadustööd seda ka nagu kinnitavad, et oblikappe sissesöömine mesilaste poolt ei ole üldse nendele hea ja siin ka see välja toodud, et nende soolestiku mikroobide osakaal väheneb siin kontrollist peaaegu 3% võrra vähem mikroobe soolestikus jääb peale oblikappe sissesöömist. Ja mõni bakteriliik, nagu näiteks lactobacillus, nüüd on Apilaktobacillus kunkei, mis vastutab ka mee kvaliteedi eest, et need on äärmiselt tundlikud oblikappele. Ja ka, ja ka see teine Bombella liik on ka, mis vastutab õietolmu lagundamise eest, on ka äärmiselt tundlik ka oblikappele, ehk siis lestatõrje oblikappe tilgutamisega, eriti kui ta on suhkruvesi lahus ja mesilast seda sisse söövad, siis see mõjutab mesilaste soolestiku mikrobiomi. Et see ei ole nendele nagu väga kasulik ja väga hea ei ole. Ma võib-olla seda jätan vahele. Üks ettekanne vähemalt oli ja mitu posterit oli selle kohta, kui hästi mesilased talvitavad mee peal. Ja ülla, vaatamata sellele, et meil nagu mõni mesinik väidab, et oi, väga hästi mesilast ikka talvitavad mee peal, siis teadustöös nagu näidatakse vastupidist. Et need mesilased, kes talvituvad suvise mee peale, need mesilast, mis talvitavad suve teise poole mee peal, et nende talvitumine on kehvem, mesilasi jääb vähem talvituma, mesilaspered on kevadaks nõrgemad, talvekadusid on rohkem ning võrreldes siis tavasuhkruga, mahesuhkruga, mee ja suhkruseguga, et on nii mesilasperede peal tehtud mõõtmised, kuid ka tehtud need ettekanne oli Taanis tehtud teadustööst ja poster on Rootsi mõõtmisest ja siin nemad uurisid mesilaste soolestiku mikrobiomi ja siis on ka näidatud, et kui mesilane, siin muidugi ka seda välja toodi mesilase soolestiku mikrobiomi poolest, et
kui mesilane liiga suhkruga toidub, siis see ka nagu liiga ühekülgne toit mesilase jaoks on, et puhas suhkur ka ei ole parim alternatiiv. Ja siis võib-olla selline mee ja suhkru vahepealne nagu üleminek on parem alternatiiv kui 2 äärmust puhas mesi ja puhas siirup. Natuke tõruvaigust, et nagu teate, meil müüakse sellised tõruvaiguröstid, et tõruvaigu kogumiseks ning siin teadustööd tehti ja kasutati veel 2 tüüpi metallvõrgut. Üks oli 4x4 millimeetrit silmaga ja teine oli 1x1 millimeeter silma läbimõõduga. Ja siis tuleb välja, et kui te tahate päriselt tõruvaiku toota, et siis maksimum nagu saagi saamiseks, tõruvaigu saagi saamiseks, et parem kasutada 1x1 millimeetrit seda võrku. Siis on maksimum tõruvaiku tuleb. Oli üks poster, ma isegi seda tõlkisin, et pealkirjaga harrastusmesinduse väljakutsed Ameerika Ühendriikides. Ja siis siin on välja toodud peamised probleemid, vähene haridus ja väljaõppe, varalestade parasiitse leste sündroom, pestitsiididega kokkupuude, sülemlemise juhtimine ja ajaressursi puudumine. Et Ameerikast nagu kaardistati ja välja tõid, et need on peamised nagu probleemid, et kui me nagu oma mesindusele ja oma Eesti mesindussektori peale mõtleme, et siis peaksime ka sellist kaardistamist tegema. Et see nagu aitaks sellele ka, et teemade valikus ettekandjatel ja lektoritel. Oli ka ematoidepiimast juttu, et meie siin Eestis võib-olla aeg-ajalt vaidleme, et kas Itaalia või Kraini või Bukvasti mesilane, aga Hiinas ja ka Euroopas, näiteks Prantsusmaal eriti, nagu on mesinikele, kes tegelevad mitte mee tootmisega, aga ematoidepiimaga tootmisega, siis nemad ütlevad, et vahet ei ole. Et on vaja sellist mesilast, kes toodaks rohkem toitepiima. Ja Hiinas on niimoodi, et nendel ei ole mingid Itaalia, Kraini, Kaukaasia mesilasi. Nendel on mee tootmiseks mesilane, ematoitepiima mesilased, õietolmu surve mesilased mesilaste jaoks, nagu mesilasmassi tootmiseks, kasvatamiseks. Ja siis siin ematoitepiima kasvanduse siis hakati isegi mitte üks ettevõte, aga mitmed ettevõtted alustasid ematoitepiima tootvate mesilaste aretusega 13. aastal ning siin on näidatud, kuidas valiku teel ematoitepiima saagikus kasvab mesilaspere kohta. Et nemad alustasid siis, kui mesilased kogusid 30 grammi ematoitepiima pere kohta aastas. See on vist pärast 3. toitepiima kuristus nagu hetk. Ja nüüd on peaaegu 2-kordistatud see ematoitepiima saagikus. Ning mis võib-olla üllatas mind, on see, et nemad hindavad haudmepesa korrapärasus ja nende jaoks on oluline, et haudmepesas oleks suur meevöö. Et kui meie siin Eestis mõnikord mõni mesinik ütleb, et oi, hauet on nurgast nurgani plank haue, siis nemad ematoitepiima tootmises eelistavad vastupidi sellist ümmargust haudmepesa, mis võib-olla ka on loomupärasem mesilastele ja siis suurt meevööd.
ja siin näitavad populatsiooni iseloomustamist. Et siin näidatud, et 2/3 mesilasperedest on väga head ematoitepiimatootjad ja võib-olla kolmandik siis kokku on kehvemad või keskmised. Rahulikkuse poolest ka välja toodud 10% mesilasperedest ei ole väga rahulikud, väga tigedad ja on 20% on närvilised ja ülejäänud 2/3 on rahulikud ja väga rahulikud mesilased. Sülemlemisega on nagu näha, et 4% arvatavasti sülemleb ja 13% väga palju kuputab. Ja ülejäänud, mis iganes siin 80%-ga, 83%-ga ei ole häda. Ühes ettekannes ka toodi välja, näidati, et iga nagu piirkonna jaoks, iga riigi jaoks oma mesilane peab olema, sest igas riigis on oma taimestik, oma mullastik, oma kliima, oma haigused ja oma kahjurid ja siis sellele peavad ka vastavad mesilased olema. Siis ühel päeval, siin võib-olla ma räägin natuke korraldusliku poolt, et loengud toimusid niimoodi, et nad olid plokkide kaupa, et näiteks aapiteraapia, teatud päev, teatud nagu vahemik ja siis järjest tulid ettekanded. Siis läheb järgmine plokk, mis iganes mesilaste tervis, siis lähevad ettekanded. Ja siis paralleelselt on jooksnud need teemad mitmes saalis ja mina üritasin joosta ühest saalist teise saali, et üht ja teist ettekannet kuulata erinevatest nagu valdkondadest. Ja Lesta kindlate mesilaste teemal oli ka Abimondial nagu selline ümmargune laud, kus erinevad mesinikud tutvustasid ja arutasid oma kogemusi. Ning järgmine päev toimus juba nagu kindlate mesilaste teemal ettekannete plokk. Et võib-olla oleks muidugi hea, et algul nagu kuulata need ettekandjaid võrreliste kindluse teemal ja siis kuulata seda arutelut. Aga siin pildi peal ma tahtsin näidata seda, et vahepeal küsiti saalist, et kui palju siin mesiniketest ei tee lestatõrjet oma mesilastele, kellel nagu mesilased talvituvad ja on rahul sellega, et ma kahjuks ei ole jõudnud õigeaegselt pilt teha, et juba osa käedest olid juba nagu peidetud ja siis, aga näha, et nii mõnigi mesinik juba omab lestakindlaid mesilasi ja saab nendega hakkama. Siis järgmine päev oligi see, et see lestakindlus on pikem teema, et ma siin sellest ei hakka nagu rääkima. Ma võin jagada ühe teise Eesti mesiniku tagasiside, et ütles, et väga nõrk oli kõik need väga nõrgad need ettekanned olid ja arutelud ja ma kinnitan seda, et tegelikult nagu enamus siin näitas, et kui hea nüüd nendel tulemus on ja tihti jäeti rääkimata, kui palju tegelikult eeltööd on tehtud ja see mulje kuulajal ei ole jäänud, et mis see tegelikult siis tehti. Et ma võib-olla siin mainiks siit ettekannest näiteks Paul Jungelsi slaidid. Paul Jungels on Luksemburgis kutseline mesinik ja mesilaste õpetaja. Tema muidugi tegeleb puhkpastiga
ja tema 13. aastal alustas VSH mesilaste õpetusega ja nüüd ta räägib, et kui kunagi nemad alustasid sellega, et nemad otsisid lestakindlaid mesilasi, siis nüüd nemad otsivad mitte lestakindlaid mesilasi. Miks? Selleks, et välja praakida oma arvutustöös mitte lestakindlaid mesilasi. Ja nemad nüüd juba mitut aastat täiesti oma mesilaslestadõrjet ei tee, vähemalt plaanilist lestadõrjet ei tee ja on see, et võib-olla eelmisel slaidil oli siin kusagil välja toodud, et esimene aasta, 20. aastal, siis kui nad jätsid plaanilist lestadõrjet tegemata, et siis ainult 25% peredest vajas lestadõrjet septembris. Ning tutvustati ka seda, et Luksemburgis on loodud 2 piirkonda, kus on mesinikud kokku leppinud, et nendes piirkondades peetakse VSH lestakindlaid mesilasi. Vahet ei ole, kas need on krainid, tumemesilased või pukkvastid. Tähtis, et oleks VSH lestakindel mesilane ja siis teised mesinikud muu piirkondadest toovad oma mesilasemasid vabapaarutama sinna, et saada lestakindlust. Ja mingil määral võib-olla see meenutab nagu omad moodi tõurajooni põhimõtet. Natuke Gotlandi Bondi mesilasest räägiti, siis kui toodi Gotlandi saarele 150 mesilaspere, erinevaid igasuguseid tumemesilasi, itaalasi, krainisid, pukkvasteid ja siis jäeti ilma lestadõrjeta ja siis 4-5 aastaga enamus hukkus ja väike osa jäi ellu ja nüüd need siin tosina pere juures need jäävad nüüd ellu ilma lestadõrjeta ja neid on uuratud igatpidi. Siis oli natuke Hawaii saartest, Hawaii saarte lestakindlatest mesilastest räägitud, et kuidas olid looduslikud mesilased, kuidas olid peetavad mesinikete poolt mesilased ja siis kui 2007. aastal toodi lesta, siis 2/3 põhipõredest olid hukkunud mesiniketel ning mesinikud püüdsid sülemeid. Need sülemid lõpule lõpuks kuidagi said hakkama ja siis tulemuseks saigi see, et hetkel 70% mesiniketest ei tee lestadõrjet ja talvekaotus on alla 20%. Ja siin välja tuuakse, et need mesilased, kes saavad hakkama, et nendel on mesilaste lestasus on madalam ja nendel on haudme lestasus on madalam ja paljunevate lestaemaste osakaal on väiksem kui nendel peredel, kes vajavad lestadõrjet. Ning ma teen nüüd vahekokkuvõtte, et mõte, millega mina tulin Apimondiale ja mõttega, millega ma tulen tagasi kaasa, ongi see, et rahulikud ja haiguskindlad mesilased on õnnelikud mesilased. Ning õnnelikud mesilased on õnnelik mesinik. Ning nüüd ma annan sõna edasi Erkile ja Sandrile. Ja ma tahtsin välja tuua siin seda ka, et hästi palju, me käisime erinevatel sessioonidel nii mesilaste tervis, apiteraapia, siis nii-öelda urbaniseerimine ja mesilaste areng linnakeskkonnas ja neid oli palju ja siis tervis sinna juurde veel. Ja siis hästi palju toodi välja seda,
kui mesinike vahel puudub koostöö, siis kogu see mesindus on kergelt allamäge minemas. Ja et siis oligi, et lisaks sellele, et mesinike vahelist koostööd arendati, et siis Poolas tehti selline paariaastane katse, ehk siis oligi, et 2024 see katse lõppes ja pakuti siis üldsusele teadmiste jagamist, et õpetati neid, et kuidas siis oma elukeskkonda teha mugavamaks nii putukatele kui siis linnatingimusel elavatele muudele elusolenditele. Ja et nende siis nii-öelda lööklause oli, et mida mitmekesisem meie elukeskkond on, seda parem on kõigil elada selles ja seda ka inimesel endal. Ja see oligi, et selle nii-öelda teadmussiirde või siis teadmuse jagamise käigus siis olid nii-öelda töötoad või siis sellised kursused, kuhu siis oodati esialgu 1400 osalejat, aga huvilisi oli nii palju, ehk siis nende nii-öelda tulemus oli see, et 2 korda rohkem võeti sellest osa. Jah, et kui, vabandust, et plaanitud oli 700 osalejale, aga 1400 võttis osa, et 2 korda rohkem kui plaanipäraselt. Ja me oleme seda ka näinud Tallinnas siin ise, et või Eestis, et kui me siin alustasime 2016 aastal selle Mesilased linnaruumi projektiga, et siis järjest rohkem on hakanud sellest ka linnaisad ise huvi tundma, et seda on näidanud see, et linnavalitsused küsivad, et erinevate linnaosade mett siin erinevatel aastatel, et 2 aastat järjest on olnud võimalus erinevate linnaosade mesinikel oma mett siis valimiskampaaniatesse panustada, kingitusteks igal pool linnavisiitidele või siis üritustele, et kuhu seda läheb, siis Tallinnas meil on hästi välja kukkunud see nii-öelda mesilaste näitamine, et linnapildis neid on nüüd hästi palju katustel ettevõtete eestvedamisel. Ja siis linn ise on ka siis algatanud selle Putukaväila projekti, et kus siis mitme kilomeetri ulatuses Koplist algab ja Nõmmel kuskil lõpeb, et on tehtud selline putukatele sobivad elukeskkonnad, mis küll ei tähenda, et inimesed selle kõigega rahul on, et siin Putukaväilal on ka tulnud palju sellist tagasisidet, et kes natuke sellised ignorantsemad inimesed on ja käivad siin sporti tegemas ja ütlevad, et näed, et jooksen siit ja siis tuleb mingi mesilane, lendab mulle vastu ja saan nõelata, et noh, jah, kui sa looduses niisama ringi liigud, satud kah teinekord putukatega kokku, kes sind nõelavad või hammustavad või närivad, et selle nii-öelda rumaluse vastu ei saa, et mis meil kahe kõrva vahel on, aga et suurem osa sellest teadmise jagamisest ja keskkonna parandamisest on siis nii-öelda ainult positiivses valguses, et seda on siis ka siis poolakad nii-öelda selle projektiga aru saanud ja et siis edasi tegevused ongi, et neid töötubasid jätkata, selliste projektidega edasi minna ja siis oleks nagu hästi hea, et kui inimesi nendest projektidest üha rohkem osa võtaksid ja siis avalikkus võtab ka seda tulevikus kindlasti paremini vastu. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Luksemburgis võeti ka vastu otsus, et linnaruumis ei kasutata enam kemikaale siis tähendab mitte parasiitide, vaid umbrohtude tõrjeks. Ja see on siis ka üks nii-öelda üleskutse, et siinsamas selle igasuguste tolmeldajate elukeskkonna rikastamise osas, et mida vähem me saame kasutada erinevaid kemikaale oma aedades ja siis rohealadel, seda paremini elavad need meie kõiksugused putukad ja mutukad. Ole hea, pane järgmine slaid. Üks, siit 2 pilti kadusid ära või? Oh, jah, 3 pilti.
ehk siis on ka, et sellesama postri pealt on siis võetud sellised visuaalid, et kus siis näidatakse, et mida või noh, mis valdkondades siis panustatakse selle teadmise jagamisega, et siin on nii väikseid gruppe, suuri gruppe, õietolmude tutvustamist, et milliseid, oota, nüüd sa oled palju edasi jälle. Rahu, 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 pane tagasi, ära torgi. Nii, et siis ongi, et on need nii-öelda siseruumides erinevad tööd välistingimustes, mida külvata, kuhu külvata, jagatakse siis erinevaid kogemusi, et kuidas üldse nagu õistaimede kooslusi koostada niimoodi, et see oleks kõigile tolmeldajatele kasulik, mitte ainult meie mesilastele. Ja siis noh, põhimõtteliselt kõik selline aiandust hõlmavat ja siis mesilaste, tolmeldajate heaolu silmas pidavaid tegevusi propageeritakse. Nii, nüüd sa võid siis edasi panna järgmise. Jäi puudu see link jälle. Voh, et kellel on huvi vaadata, et mida seal Apimondil nagu jagati ja räägiti, et siis kõik need postrid ja siis uurimistööd, mis seal ette kanti, on olemas Apimondia koduleheküljelt ka leitav, et nad on kokku võtnud sellise meile tuntud isulaadse raamatu või siis jah, mis iganes postrite kokkuvõte, et hästi palju on seal seda infot, millele siis saab ise ka pilgu peale heita, et kellel nagu see huvi on. Ehk see oli üle 300 lehekülje seda infot, kes tunneb huvi, et ta jõuab selle läbi töödelda, et siis kokkuvõte sellest oleks ka huvitav. Sa võtad, okei, võta, kliki sinna peale, jah. Sa ei näita, olgu, ära näita. Pane siis järgmine slaid, vaata ise. ma panin seda linki siia chati Zoomi, Okei. kes soovib, siis saab kohe ise Ja. vajutada ja vaadata. aga Et seal kohe on ma hästi palju huvitavat. Siis meie eestlased, üks punt sattus kokku ja siis Peeter Sjögren siin keskel valge nokatsiga, vanem meesterahvas, et tema käis ka meil Tallinnas, kui meil oli see mee ja mesinduse mess ja tema tegeleb siis mee pressimisega. Ja kuna tema oli siis üks sellistest mesinikest, kes võttis vastu külalisi oma mesilasse ja rääkis oma tegevustest ja toimetamistest, siis meil tekkis selline väike mõte, et okei, et me läheme ka, käime tal külas. Tekkis probleem, et kuidas me sinna saame. Kuna ta elas messikeskusest 68 kilomeetri kaugusel, et ühistransport oleks olnud üks variant, samas see edasi-tagasi liikumine oleks nii palju keeruline olnud, et kuhu me oleks jätnud oma siis pagasid ja muud asjad, sest samal päeval me tulime Sandriga tagasi Eestisse, siis mõtlesime, et võtame, rendime auto. Mõeldud-tehtud, võtsime veel punti Allan Sarapi ja siis nüüd võib Sander mind natuke aidata, see teise Heimo. härrasmehe. Jah, Heimo ja tema siis kaaslase ja siis viiekesi läksime siis Peeterile külla. Reedesel päeval, 26. septembril siis soomlased läksid suure bussiga sinna talle külla ja siis me pookisime ennast sinna vaikselt juurde. Et kui ma tagantjärgi vaatan, siis soomlased maksid selle külastuse ja siis teiste külastuste eest, kuhu nad edasi läksid, 130 € veel lisaks per nase. Et siis me saime kerge soodukaga, et aitäh ja meie purk vist Allani poolt, et saime sellise lõbusa hommikupooliku ja lõunase tegevuse. Peeter on siis, võid panna järgmise slaidi, mahemesinik. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Taanis oli käputäis mahemesinikke, kas 10 ringis või vähem isegi, ja toimetab ta kuskil 130 perega. Ja ta on üks ainukestest, kes müüb oma mesindustooteid siis Michelini tärniga restoranidele. Ja mis need tooted siis nagu on, et õietolm, mesi ja siis surnud mesilased. Ehk siis see Michelini restoran ostab tema käest siis kuskil 50 surnud mesilast kuus ja ühe surnud mesilase eest makstakse siis 1,5 Taani krooni. Et
me vist arvutasime selle välja ka, et päris selline lõbus summa surnud mesilaste müümise eest. Aastas teeb see päris hea summa kokku ja üldse toodab ta siis kokku mett umbes 4 tonni hooaja kohta, õietolmu siis selle hooaja kohta kuskil 800 kilo ja taruvaiku 25 kilo, et mesi on tema jaoks nagu teisejärguline, et tema on siis keskendunud rohkem õietolmu tootmise peale. Ja kogu see 800 kilo suudab ta siis hooaja jooksul ka maha müüa. Et kui me küsisime, et palju tal seda õietolmu või üldse toodangut kätte jääb hooaja lõpuks, siis ta ütleb, et tavaliselt on tühjad pihud. Et ainult, et selline varu, mis selle Michelini restorani tarnete jaoks, et ainult see varu jääb talle põhimõtteliselt kätte, et siis talvekuudel oleks tal neile midagi anda. Ja ta kogub ka mesilasmürki, et tal olid siis ka erinevad aparaadid seal, mida me siis näputasime ja vaatasime ja siis see läheb kõik teadusasutustesse vähiravi uuringuteks, et siis, et kuidas siis mesilasmürk erinevatele vähirakkudele mõjub. Ehk sellest oli ka apiteraapia sessioonides palju räägitud, et kuidas mesilasmürk mõjub ja siis, et kes selle lingi nüüd lahti võttis, seal siis saab vaadata erinevaid asju. Et mis siis veel, see 130 pere ja 4 tonni, et siis see teeb keskeltläbi 30 kilo pere kohta. Ma siin sain natuke arutada teiste mahemesinikega ja siis öeldaksegi, et see 30 on suht selline lagi, mis mahetoodangus nagu mõistlik on. Et kui sealt juba üle hakkab minema, et siis tekib küsimus, et mis selle põhiosa meest siis annab, et kas on mingit muud tegevust või see põllumassiive juures, mis annavad nagu seda lisatoodangut. Ja üks asi, et kui sa nüüd järgmise pildi paned, mis Taanis nagu silma jäi, et tarupõhjad peavad olema puidust, tarukorpused võivad mahemesinduses olla penoplastist. Mis meie mahemesinikele kuidagi pähe ei tahtnud mahtuda, et Allan on ise mahemesinik ja ta ütles, et no ei ole võimalik, et selline asi kui meil läbi läheks. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et raamid seest on puidust, kasutatud on oma nii-öelda mesilasvaha ja siis ongi, et katused või siis sellised vahelaed, need on ka, et söödanõud ja muud on puidust, et kõik, mis nagu muu peale korpuste neil seal meega kokku puutub, on puitmaterjal, aga jah, et korpused siis võivad veel olla penoplastist või siis plastikust. Ja küsisime ka selle kohta, et siis nende nii-öelda põllumajandusamet tõlgendab seda sedamoodi, et see on lubatud. Mille peale siis me kehitasime tõlgu ja ütlesime, et okei. Et siis see ongi, et kuidas mahemesindusega nagu konkureerida, kui mujal on teised tingimused kui meil ja siis see natuke teeb tõusaseks. Mis veel Petri kohta öelda, et tal mesilagrupid on 8 erinevas grupis ja siis siin on ka näha, et suht tihedalt on need mesilaspered omavahel nagu koos grupis. Ja tal on ka, et kodu juures, kus ta siis tegeleb ka emade kasvatusega, siis siin selles samas grupis me käisime kohal ja teine grupp on tal kohe oma kodu nii-öelda juures ja nende 2 grupi vahe, kui ma õigesti mäletan, võib-olla ei olnud isegi mitte 500 meetrit. Nibin-nabin sinna piiresse see jäi, et nagu hästi lähestikku oli 2 gruppi meie mõistes, aga tema ütles, et nad on piisavalt eraldatud, et saada siis seda toodangut mõlema grupi pealt piisavalt, et nad üksteist nagu segama ei hakka. Petteri siis mee tootmine on ka omaette selline huvitav, et tema ei vurrita mett, tema mesi on kõik pressitud ja siis, kui ta meil siin Eestis kohal käis, et siis tal olid ka siis see press oli kaasas ja ühe selle pressi soetasime omale ja üks on veel endiselt saada, on siin Eestis olemas, praegu on katsetamisel, kui ma õigesti mäletan, siis Kehra kandis. Ja teine selline lahe asi, et ega ta siis käed tagumiku all ei istu, et ta aretab seda pressi edasi ja siis, kui me kohapeal käisime, siis oligi tal prototüüp pneumaatilisest pressist käsil,
ehk ta näitas ja demonstreeris seda, kus siis suruõhuga sama töö ära teha, mis praegu on inimjõul siis, et kui ta ütleb, et 5 tunniga suudab läbi pressida kuskil 600–650 kilo mett. See tähendab seda, et need raamid, neil on siis põhjamaine kõrge raam ja temal ei ole siis kärgedes traate kasutusel vaha põhja siis kinnihoidmisel. ehk temal on hülsiaugud on küll olemas, aga nendest hülsiaukudest on läbi siis klambrid, siis nagu meie klambripüstoli klambrid, mis pikad klambrid on, et need hoiavad siis raame või seda kärjepõhja seal raami sees paigal ja see on ka ainult selle jaoks, et kui tulevad tal praktikandid, kes ei ole harjunud traatideta raami kasutama, et siis esimese keeramise peale see meeraam või siis haudmeraam sealt kohe välja ei kukuks. ehk siis ühe korra need praktikandid olla tal siis seda nalja teinud, et täisraami, et nagu tavaliselt hakata siis seda keerutama niimoodi kohe ülaliistu, eks ju, siis keerutajaid selle esimese raksuga sealt raamist välja ja siis see lendas kõik laiali. ehk siis esimene asi, kui tema juurde tulevad praktikandid, siis antaksegi kõigepealt see kärjepõhjaga raam ette, et vaadake, et kuidas see asi on üles ehitatud ja siis, et kui te seda käitlema hakkate, et te siis hooga seda ei tee, et muidu see lihtsalt lõpeb kurvalt hiljem. nii, aga pane siis korra veel edasi, kas siin oli huvitav? kas siin ühte pilti ei olnud? ei näe, ei näe, ei ole. ei ole, okei. Ma olen seda pilti näinud. ei ole. okei, selge. ehk jah, et Petteri juures siis võta tagasi see viimane. siin me jah käisime, me olime tema juures algselt pidime olema kella 9-st kella 1-ni ja siis, kui me seal kohapeal ise kella 9-st olime, siis soomlased olid talle nädal aega ennem saatnud kirja, mida ta näinud ei olnud, et soomlased tulevad kella 10-ks alles, siis meil oli selline lõbus tund aega Petteri ja ta kaaslastega seal aega rääkida ja siis usutasime igasuguseid erinevaid mahemesinduse teemasid, erinevaid lahendusi, mida mesinduses kasutatakse, kuidas siis turustada seda. ta ütles, et tema turustamise meetodid põhimõtteliselt on see, et klient tuleb tema juurde ja suusõnaliselt liigub edasi see, et kas tema siis toodang on hea või mitte ja siis hästi suure osa annab see ka juurde, et see Michelini restoranide klientuur, et tal lihtsalt ei jagu toodangut, et kogu seda vajadust ära katta. ja samas on see ka, et neid mahemesinikke seal toimetama väga ei kipu, sellepärast et ei ole nagu neid piirkondi, kus selle mahemesindusega tegeleda. kui on küsimusi, siis ma vaatan nüüd korra chati. ma olen selle unarusse jätnud. okei, kas ta annab mesilastele proteiinisööta ise kuidagi asenduseks ka, kui ta intensiivselt. selle õietolmu kohta kommentaar Agnes küsis jah, et kui ta ütleb, et see 800 kilo õietolmu, mis ta ära võtab, on siis kevadise õietolmu ta jätab varuks ehk sügisese söötmise ajal tagasi anda mesilastele. et ta ütles seda, et see kevadine õietolm ei ole väga hea maitsega, kliendid seda väga ei taha ja et kui see suvine õietolm peale tuleb või õietolmukorje, et siis see on see, mis ta nagu peamiselt maha müüb. see ja siis sügisel, kui see nüüd ettevalmistuse aeg on talvitumiseks, et siis ta annab seda õietolmu neile tagasi, et see just kevadist, et mis on siis nagu rohkem vitamiinide, noh, see on nüüd jälle kaheldav, et see on tema subjektiivne arvamus, et see on vitamiinide rohkem, et keegi analüüsi ju teinud ei ole. ja eks need taimed ole ka sellised enam-vähem samad, nagu mis meil siin on, et viljapuud, sõstrapõõsad ja kõik muu sinna juurde, et midagi eksootilist seal ei ole. ja siis ongi, et lihtsalt, et tema arvab, et see on siis nagu see kevadine õietolm on mesilastele ka sügisel siis parem anda, et siis ta saab selle ära utiliseerida ja ei pea seda siis kuskile mujale pakkuma. kõigil ju €1 seadused, plastikkorpused. nii, jah, vaata siin see eurodirektiiv on nüüd täpselt see, et see antakse sulle keskelt ette,
aga kuidas kohalikud seda tõlgendavad, vot see on see koht. Meil on võetud kõige rangemate nii-öelda direktiivide järgi, et meil kahjuks tehakse seda, andke nüüd andeks, vene lollus saksa täpsusega. Et siin siis, kui see eurodirektiivid tulid ja oli ka toitlustusasutustel oli ju nõutud 7 kraanikaussi iga tegevuse jaoks midagi eraldi, et siis nüüd tagantjärgi on see öeldud, et neid tegelikult vaja ei olnud ja kes lihtsalt täitsid ära ja said oma toimetustega edasi minna, ehk siis tegelikult tagantjärgi tarkus, et meie need ametnikud teevad vahepeal ka rumalaid otsuseid. Ja see on nüüd see koht, et kuidas nagu võiks nagu Taanist seda asja võtta, et tegelikult see mesi ju ei satu kokku selle korpusega ehk mesi on raamides. nii et ma saan aru, et kuidas nad on seda selgitanud, aga nüüd proovige sama selgitus Eesti ametnikele selgeks teha, et see mesi ei satu selle korpusega kokku ja et mis materjalist see on, et ei ole vahet. see on minu arvamus, ärge võtke seda kulla pähe, ehk võite omavahel vaielda edasi, aga jah, et mina nägin seda, kuidas Peter nii-öelda mesindas ja seal ei olnud mitte mingit vastuolu selle mahemesindusega, et kõik tingimused olid tal täidetud tegelikult. nii, kas äkki Sander tahab ka midagi sekka jagada? ja õietolmu kogub ta ja säilitab värskelt jah, sügavkülmas, et tema seda ei kuivata ja tema kliendid ka ostavad seda värskelt. nii, mis nüüd veel, täpselt. mõtlen veel natukene. Selle taruvaigu kogumise jaoks oli tal ka, et ta kasutab neid plastmassreste, mis on ka meil saadaval, aga ta oli omale 3D printinud ühe sellise väikse abivahendi, millega ta siis surub selle taruvaigu sealt restist välja ja mis teeb tema töö siis nagu hästi lihtsaks. et see abivahend oli täpselt sellise vahega, et ta sattus sinna sellesse võrevahedesse, et oli nagu mõnusalt välja, et seda kuskilt nagu ma ei ole kohanud sellist abivahendit erinevates nii-öelda netiavarustes, et võib-olla tuleb omal ka ette võtta ja valmis teha, et siis vaadata. Penoplasti kohta Elo, et penoplast ongi tegelikult nõme, kuigi jah, odavam, kuhu jäägid lähevad ja nii edasi, poleks ju mõtet plaste vältida pakendites. no seda küll, jah. no kui need katused vaadata ja tundub, et on puidust, aga tegelikult on seal katmas ikka neid korpuseid penokatus ja see, mis me näeme, on tegelikult dekoratiivelement ja seal on vahepeal tal hoiul mingid andurid ja tööriistad ja O- mingid muud sellised asjad. osades peredes olid jah andurid sees, termoandurid, ehk siis niiskust ja temperatuuri tarust seest mõõta. ja siis osadel olid ka kaalud olnud nagu meil. Ja tema on ka siis selline mesinik, kes teeb nagu teenust, et tal oli, kas see oli mõis või oli see mingi loss, kus tal siis üks grupp oli. Lossi pargis on, kuskil salvestasin ära ka, praegu ei ole meeles, et mis koht see täpselt oli, aga ladude koha pealt, et kui meil on kärjeruume hästi kogu aeg puudu, on ju, siis temal seda probleemi pole, et tal on päiksepaneelid, mille all on plastikeuroalused, mille peal siis ta hoiab oma inventari, siis korpuseid. korpust pole ju kärge, et ei ole probleemi, jah, et on selline lahendus. et tema kärjeruumi või kärjeladu sellist suurt ei ole. noh, sest ta pressib kõik mee ära ju ja see siis läheb eraldi sulatajasse. ehk siis, mis see mesi välja tuleb, siis vaha jääb järgi ja selle sulatab ta veel ümber ja et tema vahakäitlus on see, et kevadel, noh, talveks ühtegi üles ehitatud raami kuskil kärjelattu ei jää, kõik, mis on ainult tühjad raamid ja kevadel siis tema laiendab ainult kärjepõhjaga, et üles ehitatud raamidega ta ei tegele. nii,
kas on veel midagi? külmkuivatusega oli mingi teema seotud, aga mul praegu ei meenu, äkki sul nagu. Ta katsetas selle külmkuivatusega, et kuna ta teeb ka neid meesegusid natuke väheses mahus, et siis erinevaid, ta soetas mingi projekti raames omale selle külmkuivatusaparaadi ja siis sellega ta siis katsetas banaane, õunu ja igasuguseid muid asju külmkuivatada, et on ka mett proovinud külmkuivatada, aga et see ei tule nii hästi välja ja siis õietolmu, et oleks nagu seda mugavam pakendada ja teha, aga jah, et õietolm läheb ikka sügavkülma ja siis sealt otse kliendile. Agnes, oskad sa sellest täpsemalt rääkida, et mida siit, kes või kus või kuidas? nii, aga Daniil ja Sander, võtke nüüd korraks üle, et mul siin tekib kas sa väike, kuuled? jah, Okei, ma olen autos, väga mugav ei ole rääkida, aga ma tegelikult umbes 2 aastat tagasi kirjutasin ka sellest mesindushuviste klubis, et on üks meesterahvas, kes tunneb väga selle teema vastu huvi ja ta otsib ka või otsis vähemalt tol hetkel mesinikke, kes oleks huvitatud just selle mee külmkuivatamise jätkamisest ja ta saatis ka mõned näidised, et päris promising oli, paljulubav, aga oleks vaja nagu tootearendust veel edasi teha, aga kui see teema kedagi kõnetab, siis ma usun, et ta ikka veel otsib kontakti, et selle mee külmkuivatusega edasi minna. Et ma sain seda proovida ja põhiline probleem oligi selles, et kui ta õhuga kokku puutub, ta muutub niisuguse kleepekaks ja nätskeks, et kaob see pulbridisus ära. Et seal on mõned nüansid, mis vajavad nagu lahendamist, aga muidu oli ikka päris huvitav tunne niimoodi pakist tõsikaga seda meepulbrit võtta. jah, mul tekib siin nüüd väike audioprobleem, et selja taga hakati toimetama, et kui Daniil ja Sander võtaksid üle praegu, et siis oleks päris hea. No Peeteril oli veel siis peale selle, et ta mesindab, on ka aiandushuvi ja tal oli igasugust väga huvitavaid asju seal kasvamas taustal, millest muidugi ei rääkinud tol hetkel, aga viinamarju ja ma ütlen, et siin küsimused, kommentaarid chatist välja, et ma vaatan, et see on küsimus. Markus küsib, samas oleks siis mesilaste vähem tööd, ei pea ise teravaigu nii palju tootma, et kahjuks see vist kontekstist välja võetud, et ma võib-olla ei saa. Kärjepõhi taruvaiguga. See oli sellel ajal, kui sa rääkisid taruvaigust ja kärjepõhjast, et kärjepõhi, mis oli taruvaiguga lisatud. Ma ikka ei oska vastata, et Okay. saab lisada vahe sisse tervevaiku ja siis see nagu justkui mõjub mesilaspere saagikusele. Aga kas see mõjutab vaiku tootmisele, ei oska ma kommenteerida. Okay. Mis seal Apimondial nagu üks huvitav asi oli roheline taruvaik. Ehk võib-olla sa oskad sellest rääkida, Daniil, rohkem, et ma ei mäleta, millelt nad seda korjasid, aga see oli kuskil Brasiilias või sealtkandist see tuli. Ja Brasiilias on see häda, et nendel tuleb 2 tüüpi tervevaik. Enamuses ongi see, et enamus on seda rohelist tervevaiku. Ma võib-olla nüüd eksin ja teine tüüp, mida vähem tuleb, on punane tervevaik. Selline pruun-punakas. Aga tegelikult Euroopas, näiteks Bulgaarias ka tuleb selline roheline nagu plastiliini taoline tervevaik. Hoopis teistsugune, mitte selline nagu meil nagu. Ja kõige huvitav oli see, et kuidas seda üritati nagu turustada ja müüa, et see pidi kõige parem ja kõige paremate omadustega olema ja et noh, kui sa
vaatasid otsa sellele taruvaigule, et siis jah, et ta oligi rohelist värvi, aga nüüd mis need raviomadused või seal on, et sellele ei osanud küll nagu mingit hinnangut anda, et kuna ei ole katseid teinud, et sellega nendel on see eelis, et kuna nendel tuleb kaht tüüpi tõrvaiku, et siis kui nagu saab näidata ja on teadus tehtud ja et on näidatud, et punane omab selliseid omadusi ja omab sellist mõju ja roheline muid mõjusid omab ja näita, et siis seda lihtsam on turundada. Kui see, et meil tuleb üht, teist, kolmandat, neljandat, viiendat tüüpi tõrvaik ja siis proovi sa seda maha müüa. Et see standardsus on veel Eestis ja Euroopas on väiksem kui Brasiilias ja Argentiinas. Siis ma nüüd jätkan selle küsimustega, et Agnes küsib, aga see lesteresistentsus siis väheneb aastatega, isegi kui sama ema on. Ma ei oska seda väidet kinnitada, et pigem on välja toodud, et kui on mittelestekindel mesilaspere ja seal mesilasema välja vahetatakse, siis peab kindlasti mööduma 6 nädalat ennem, kui nagu see lestekindlus hakkab avalduma. Juhul, kui mesilaspere ei ole täiesti lestekindel, vaid on osaliselt, siis jah, see lestasus võib kasvada, aga kordades aeglasemini kui mitte lestekindel, et kui mitte lestekindel nagu lesta tõttu võib 1-2 suvega ära hukkuda, siis osaliselt lestekindlam võib-olla saab nagu kannatada ja oodata ja see lestasus ei kasva nii järsult ja nii kiiresti. Ning veel üks aspekt, mida nagu on vaja silmas pidada, isegi kui on kogu mesilagrupp, mis iganes 100% lestekindlalt mesilasi, aga naabermesinikud, kes ei tee lestatõrvet või kes ei saa hakkama lestaga ja siis on veel läheduses mingi tatrapolt, siis mesilased saavad kätte need naabermesiniku lestas, nüüd see lestaga taasnakatamine on üpris väga suur ja see on väga nagu tõsine probleem. Et lõppude lõpuks tavatingimustes peab lestekindlatel mesilastelt tõrjuma naabermesiniku lestasid. See võib olla üks peamine häda. Nii, Agnes saatis laiki. Aga mina nüüd segan vahele praegu Daniilile ja Erkile, et tegelikult nüüd juba läheme natukene liiga laiali Apimontja koha pealt, et see teema võib-olla tõmbame otsad kokku, me oleme olnud siin 1,5 tundi. Ma ütleks siia juurde, et see Apimontja kui selline, et kui me 5 päeva kohal olime, siis see oli hästi sisutihe ja kõikidele nendele loengutele, kuhu me tahtsime jõuda, me ei jõudnud, sellepärast, et jäid kuulama ühte etteastet või seda jah, et ettekannet. Ettekande pikkuseks oli tavaliselt kas 15 minutit, siis oli veel 5 minutit küsimusi, aga selle 5 minuti küsimuste ajal teine ettekanne juba oli alanud ja siis oligi, et siis oli see, et läks trummi, läksid pulgad ka. Et siis kõige rohkem oli see nii-öelda apiteraapia osas, et kus me jäime nagu mitmesse järjestikusesse sessiooni kuulama ja vaatasime siis ka, et Daniil tuli ja ütles, et tema oli eeltöö kõvasti ära teinud, et teadis kindlasti, et kuhu ta tahtis jõuda, et me olime rohkem nagu sellised, et oleme kohal, kuuleme nii palju, kui jõuame, et 5 päevaga jõuab palju kuulata. Samas päevade lõpuks olime sellised sidrunid, et lihtsalt seda infot rohkem pähe ei mahtunud ja siis tegime õhtuti uuesti ülevaate järgmisse päeva, et planeerisime, et kuhu me siis tahame jõuda. Aga jah, et see info, mis sealt tuli, et kes nüüd seda linki vaatavad, mis siin eelnevalt Daniil jagas, et see aisin.com ehk seal on näha, et mis need teemad olid ja kui detailselt või kui teaduslikult nendele läheneti. Ehk siis hästi palju sellist huvitavat infot oli, mida peaks tegelikult veel läbi töötama, aga jah, et see on nagu selline, et otsi nüüd seda aega. Ehk nüüd jah, et võiks öelda, et mesinikel on talvine aeg
niimoodi toas istumiseks ja uudistamiseks, et siis võib selle järjest ette võtta ja sealt võtta ka siis need lingid teadusartiklitele, ehk need saab ka Google Scholarist kätte, et siis põhimõtteliselt võib uurida lähemalt ka, et mida või kuidas siis midagi leiutati või tehti, et hea selline talvine tubane töö. nii, Daniil, sinu nii-öelda lõppsõna. Äge oli. ma mõtlen, et siis, kui ma Tallinna seltsile rääkisin, siis Erki väga õiget küsimust ka küsis, et kas mina soovitan nagu kellelegi nagu osa võtta Apimondiast, et kui nagu mesindus on niisama kõrval nagu tegevus, siis võib-olla pigem mitte, et üpris kallis see lõbu on, aga kui nagu mesindus on hinges ja on nagu plaan midagi suuremat teha või vähemalt teada ja näha ja kuulda, siis kindlasti soovitan. Ma tegelikult mõtlesin, et ma täitsa alguses valetasin kõikidele, et järgmine Apimondi toimub mitte Saksamaal, aga toimub Dubais minu meelest. Dubais Dubai. Ma mõtlesin ka, ma ei tahtnud vahele segada, kui sa ütlesid Saksamaa, aga mina mõtlesin, et minul on tegelikult kutse Dubaisse, et kuidas sinu Saksamaal on. Jah, et kui nagu mõelda Eesti mesiniku peale, väiksema poolse mesiniku peale, et jah, võib-olla Dubai on kallis minna, aga ülejärgmine, kui toimub Saksamaal ja siis ma soovitan, et kellel on võimalus, siis võtke, kasutage võimalust. Dubai ei ole kallis, kui varakult planeerida oma tegevusi, on väga odavad lennupiletid, on väga hea võimalus leida ka hotelle, tähendab, ütleme, räägin oma isiklikust kogemusest ja Erki noogutab ka pead, ju ta on ka Dubais käinud. Ei no vaata, nüüd on see teema, et kui sa tahad seda suve natukene pikendada, siis on nagu jube hea ettekääne. Täpselt nii, aga kutsume ta kus on Sander kadunud, kas Sander näita ka ennast, et sa olid ka ikkagi, rääkisid vahepeal, ma ei näinud su. Ta keerutab pöidlaid. Ta keerutab pöidlaid, näita ka ennast, et sa oled olemas, ütle siis sina ka, korraks vaid näitas. Sander, sinu kokkuvõte siis Kopenhaageni Apimondiast. Nii-öelda lõppsõna. Ma võitlen oma kaameraga, aga mina leidsin oma motivatsiooni edasi tegutsemiseks, sest jah, seda oli otsa saamas ja palju ideid EXPO-lt ja palju mõtteid, kuidas edasi jätkata. Ja näiteks ka see emade kasvatuse mingisugused andmebaasid või mingid märkimine või teemendamisele veel on aega, sinna veel jõuab. Aga jah, et seal on palju asju, mida õppida ja mida kõrva taha panna ja emotsioon on minu arvates kõige olulisem, mis mina sealt sain. Et sinu sõnum on ka, et alati soovitad, et järgmisel Apimondiale miks mitte minna, eks ole? Soovite. Üks selline märkus, mis nagu jäi Apimondial silma, et kõik eestlased, kes omavahel seal kokku said, olid väga sõbralikud, et kui me siin Eestis oleme üksteise kallal närime kogu aeg, ehk siis seal olid kõik nagu hästi sõbralikud ja sellised abivalmis üksteisele. Ma täitsa olen selles mõttes, annan sulle ka 100 punkti, sest kuigi ka seal Appi Expol, kellega ma kokku puutusin või moment nägin, see olid tõesti nii sõbralikud kohtumised, isegi nendega, keda ma polnud 4-5 aastat näinud, et see oli uskumatult tore, et saan kokku nii-öelda Taanis, aga mitte ei saa kokku Eestis. Aga tore. Aga aitäh teile, Daniil, Erki, Sander, et ma arvan, et tänaseks me lõpetame ja aitäh kõigile osalejatele.